Hooaeg on meil juba hoogsalt alanud. Esimesed pritseringid ka juba käivad ja ka suviviljade külv on juba poole peal. Aga lähme vaatame asja lähemalt. Olen tulnud siia Kesk-Eestisse Tallinnuse põllule. See põld on külvatud 13. septembril ja tegemist on kreatoriga. Külv on saanud natukene sügavale, sellest tulenevalt on olnud taimel vaja rohkem energiat, et mullast nina välja pista ja ka võrsumine on selle võrra halvem. Aga et seda võrsumist nüüd veel kevadel soodustada, tasub kasutada esimeses pritseringis Psychocelli 0,8 liitrit hektarile. See aitab külgvõrsetel peavõrsega kasvada kiiremini järgi ja ühtlustada taimikut. Sügisel on tehtud ka siia Flight Forte ja nagu me põllupildid ka näeme, siis tegelikult põld on meil väga puhas ja kevadel herbitsiidiga kiirustada ei ole vaja. Annab meil aega ja paindlikkust. Mida aga veel esimesse pritseringi juurde panna, just eriti varajastel Tallinnuse sortidel, on Palaia Flexpackist tuntud Flexiti 0,25 liitrit hektarile. See on eelkõige jahukaste ennetavaks tõrjeks, et jahukaste ei saa lehtedel lööbida. Ning Palaia hiljem jätta siis T1 pritseringi 0,5 liitrit hektarile. Oleme jõudnud ka talirapsi põllule, kus sordiks on meil 1266 CL ja nagu põllupilti vaadata, siis tundub väga tugev taimik olema. Külv oli 6. augustil ja herbitsiidiks on tehtud ka siia Clamax plus Dash ja sügisel tehti siia ka kaaruks 1 liitriga hektari kohta. Kevadel on siia juba tehtud samuti kaaruks 0,7 liitrit hektarile, et just peavõrse kasvu pidurdada ja aidata siis külgvõrsete kasvu järgi peavõrsele. Et hiljem oleks siis õitsemise ajal ka parem ajastada fungitsiidi. Kui taime nüüd natukene lähemalt vaadata ja joonlaud kõrvale panna, siis peavõrse on juba üle 25 sentimeetrit, peaaegu 30. See on ideaalne aeg kasutada just kasvuregulaatorid. Kui taim lahti lõigata ja vaadata vart lähemalt, siis on näha, et tegelikult seest kärsaka kahjustust ei ole ja põllumees on ka kontaktse insektitsiidiga ilusti kärsaka esimese fooni maha saanud. Aga Alo, kuidas Virumaal hetke olukord on? Kas külvid käivad ja on ka pritsid juba sõidus? Selle kevadine põllupilt Virumaal on vägagi eeskujulik. Või Maido, kuidas sa selle aasta talvitumisele ja põldudele praegu otsa vaatad? No julgeks öelda, et 4+. Et on nii paremaid kui nõrgemaid kohti, aga suur pilt on hea. Ja oluline on see, kui sügisel on töö hästi tehtud ja õigel ajal, siis on rõõm vaadata. Nii ta on jah, põllupilt on ilus, kevadine situatsioon ka hea. Kas sellest tulenevalt pritsid juba põldudel vuravad? Pritsid veel ei vura, aga pritsid on ootel, et kui tuleb see päev ja võimalus, siis kindlasti, et täna tuul tugev ja temperatuur pole ka parim. Eks see Virumaal peamine mure kevadel ongi, et tuul on see limiteeriv tegur, miks põldu ei pääse, aga juba mõned kultuurid tahaksid pritsi näha. Nad sooviksid seda küll kindlasti, jah. Aga oleme hernepõllus, külv käib. Mis sort on ja palju külvise norm? Sordiks Astronaut ja 100 idanevat tera on meie tavaline külvise norm. Aga edasised plaanid siin, et kuidas herbitsiid lahendad? Herbitsiidi valik on koorum tassi peal, et kuna see ajaak on kevad kiire ja tuuline ka, et siis äkki hiljem on meil selle asjaga võib-olla lihtsam toimetada. Ega siin põllupilti vaadates ja mullapinda vaadates, siis tegelikult on kuiv ja mulla herbitsiidiga on siin tegu, et saada hea tulemus. Selles suhtes koorum Dash on paindlik. Et ei julge riskida.
Nii ta on, jah. Selline see Virumaa põllupilt on. Ka rapsipõllud lähevad ilusti käima. Ootame pritsi ilma. Aga olengi Virumaa katsepõldudel. Siin on sordivõrdluskatse ja ka herbitsiidikatse. Meie põllupäevade randevuu sellel aastal läheb lahti Võrumaalt, sealt edasi Pärnumaale ja lõpetuseks siin Virumaal. Pange kindlasti ennast kõik kirja, et oma silmaga saaksite meie tegemistele põldudel pilgu peale visata. Seniks aga püsige lainel ja näeme jälle. BASF. We create chemistry.